Tere suitsetaja, tere veipija ja tere kogu maailm. Meil on teile midagi uut näidata. See on Hexa e-sigaret. Kui rääkida e-sigarettidest siiamaani, siis on olnud need läbi aegade keerulisemad, lihtsamad ja mässamist on nendega omajagu. Hexa e-sigaret aga sellegi poolest ei vaja ei immutamist, ei tupsutamist, ei täitmist ega mitte midagi, vaid asi on hästi lihtne. Võtad välja karbist aku, võtad välja karbist kapsli, paned selle külge magnetiga klõps, käib tuluke ja juba saadki mahvitada. Ei mingisugust rohkem midagi tegema ei pea. Ja miks see väga hea ongi see, et võib-olla siiamaani on olnud väga paljudel suitsetajatel just probleemiks see, et ta peab küttekehasid vahetama või täitma või puhastama või midagi sellist tegema, siis selle e-sigaretiga on need asjad kadunud. Lisaks on oluline selle Hexa e-sigareti juures hind. Kui me räägime muudest e-sigaretidest, mis on praegu turul, siis esialgne investeering on tavaliselt päris mitukümmend eurot, võimsamatel juba ka üle 100 euro. Siis Hexa e-sigaretiga on see oluliselt väiksem. Ja asja mõte just ongi selles, et ta oleks konkurentsivõimeline tavasigaretiga. Loomulikult ta ei ole sama odav kogu see esimene komplekt, kui on suitsupakk. Kui aga rääkida täitekapslite karbist, siis see on suitsupakkidega juba päris konkurentsivõimeline. Ühest kapslist jätkub umbes 1 päevaks. Kapsleid on siin 2 ja see on väga mugav osta korraga. Maitsetest on saadaval siis tubakas, aga tubakas on väga hea. Retseptiga on palju vaeva nähtud ja seda, et see tubakas on hea, tõestab ka müügistatistika, mille saime Hexa tehasest, kus kõvasti üle poole on just tubakas, mida on müüdud üle maailma. Ma näitan seda ka pärast lähemalt, aga komplektis tuleb 3 asja: laadija, aku ja kapsel. See on siis 20 milligrammi kangusega tubakamaitseline kapsel. Hiljem saab juurde soetada juba siis ka 10 milligrammiseid kapsleid, aga meeles peab pidama seda, et kui lähete 10 milligrammisele üle ja hakkavad mingisugused suitsumõtted tekkima, siis see on siiski veel liiga lahja. Siis soovitan kindlasti kasutada 20 milligrammi kapsleid edasi. Kellele siis sobib Hexa e-sigaret? Hexa e-sigaret sobib kõigile. Eelkõige on loomulikult mõeldud suitsetajatele ja just selle lihtsuse poolest, et sul on ainult see klõps ära teha ja sa saad kohe tarbida seda. Ehk siis peale soetamist kohe saab kasutama hakata, ei pea veel, et ma teen veel viimase suitsu. Samuti see sobib ka juba veipivale inimesele, kellel on vaja midagi lihtsat, mida kaasa võtta, kui läheb välja kuhugi, või siis võib ka selle seadmel üldse üle minna, kui sulle ei meeldi see küttekehade vahetamine ja täitmine ja muu selline tegevus. Aga selle lihtsuse juures on üks hästi oluline punkt veel. Olen kokku puutunud päris paljude staažikate suitsetajatega, kes on vanemad inimesed ja kelle arust see e-sigaret on igavene jama ja seda siis eelkõige sellepärast, et seal on seda putitamist palju. Kui sinu vanaema, vanaisa, kes suitsetavad veel, suudavad telefoni laadida, siis suudavad nad ka Hexa e-sigareti laadida ja rohkem mitte midagi siin keerulist ei ole, ainult tarbi ja vaheta kapsleid. Näitan nüüd teile, kuidas seda e-sigareti kokku saab panna, kui lihtne see tegelikult on ja siis võtame asja kokku. Selleks tuleb võtta välja karbist need 3 asja ja esimene nendest on aku, selline piisikene, kerge, aga piisavalt on tal siin sees siis seda võimsust, et pakkuda sulle seda rahuldavat mahvi. Edasi on siin sees siis see kapsel, millest ma rääkisin. See tuleb võtta krõpa välja sellest. Nii, siis on siin peal sellised silikoonist kaitseümbrised. 1 ja alumise poolde 2, need eemaldada ja võib ära visata. Ja siis on vaja see akuga ühendada, ega siin rohkem midagi ei ole, kui ainult panna siia külge. Akul läheb korraks tulukene põlema, mis näitab, et ühendus on saavutatud ja ongi kõik. Ja siin on all magnetid, samamoodi aku poole peal. Näitan, kuidas see aku külge läheb ja kuidas tuluke korraks põlema läheb. Klõps. Tuluke näitab, et on ühendus olemas ja nüüd võib juba tõmmata seda. Ja sellised on siis Hexa e-sigaretid. No nii, kas pole mitte lihtne seade?
Sellega peaks igaüks hakkama ilusti saama. Juhendis on loomulikult ka kõik kirjas, kuidas seda kasutada, mida veel täpsemalt teha vaja on, aga ega seal midagi raketiteadust ei ole. Meil on olemas testgrupp, keda ma siinkohal ka tervitan, kes on mõnda aega juba seda seadet kasutada saanud. Nende hulgas on muuseas ka inimesi, kes kunagi on proovinud e-sigareti ja siis ühel või teisel põhjusel siiski naasenud suitsu juurde. Praegusel hetkel see hoiab edukalt neid suitsust eemal. Ehk siis kokkuvõtvalt võib öelda, et enam lihtsamaks e-sigareti teha ei saa. Ja see võiks nüüd innustada väga paljusid suitsetajaid loobuma suitsetamisest. Kuna Vapista on Hexa ametlik esindaja, siis hakkab see saadaval olema enamus meie edasimüüjate juures. Ehk siis tanklakettides, alkoholikauplustes ja kioskites, tulevikus ka kaupluste kettides. Ehk siis, kui jaanipäeval saab kapsel tühjaks, ei pea ootama, kuna jälle mõni kauplus avatakse, vaid saab lihtsasti selle kapsli kätte ka tanklast. Ei pea paki suitsu ostma. Selline siis ongi Hexa e-sigaret, kõige lihtsam e-sigaret maailmas ilmselt ja saadaval varsti meie edasimüüjate juures ja meie enda juures. Anname siis kindlasti teada ka, kui see juba riiulitab. Tšau!